Alustame esimese kuulamisega. Tsiviilhagis Endla versus Endla. Süüalune on Helmi Endla. Süüdistus on esitanud Helmi Endla. Süüaluse kaitsja on Helmi Endla. See olen mina. Selge, kaitsete end ise. Hüva. Palun süüdistajal esitada süüdistus. 23. oktoobri hommikul suundus Helmi Endla tööle, olles täie teadmise juures, et tuginedes kalendrile, oleks ta pidanud juba hommikul võtma kasutusele ettevaatusabinõud, mis oleksid võinud ära hoida ebakompetentse käitumise, klientide usalduse õõnestamise, rääkimata hilisemast lähedaste ärakasutamisest. Tee mulle ka, please. Asu telefoni siis. Väga hea, kõik juba kohal. Olete valmis koosolekuks või? Mul see välireklaamide kujundus on veel pooleli. Ma käin korra ära ja siis ma kohe tegelen. Raudselt silma näitan tulle ka vaata. No, ei ole ju. Vaata, kuskil on? On jah, 11:30. Kes selle pani sinna? Sina? Helmi kuule. Klient tuleb hoopiski 11:30, mitte 12. Okei. Miks te sellisel hetkel duši alla läksite? Mul oli valus. See aitab krampe leevendada. Otsestesse ringijuuresed ekraanid ja keskele teeme kandilise ekraani. Nüüd omate küsimus on see, et kui palju siia tugitoole panna. Ja kas panna ümmargused või kandilised. Aga tõepoolest see on ka normaalne idee, et mõned on kandilised või hoopiski kolmnurksed või triibukujulised. Vabandust, et ma hilinesin. Jaa, need kujundused on, nendega on hästi, mis pilves olid. Jah, tahaks seda olulist asja nüüd näha. Välireklaam. Sellega on nüüd nii, et kuna see on kõige olulisem, siis seda ei olegi veel. Ei tahtnud midagi keskpärast esitada. Ma tulin spetsiaalselt kohale. Näita ette vähemalt, mis teil olemas on. Seda ei saa. See on mu peas olemas. On vaja lihtsalt vormistada. Keskööks on olemas. Keskööl ma ei tööta. Homme hommikul. Tšau, Siiri. Ei, emal on kõik okei. Mina tahtsin, kas sul on Soomes kedagi Eestisse liikumas? Mul sai diklofenak otsa. Ma ei saa. Perearst ütleb, et see ei ole mingi haigus. Ma ei tea, mis ma teen, kui see mõju otsa saab. See on täis ennast või? Esimese tunnistajana kutsume Siiri Endla. Reili Endla, kas vastab tõele, et te jagate oma õele endale kirjutatud retseptiravimeid?
vastab, aga ma ja kas te teate, et see ei ole lubatud? tean küll, aga Nüüd selge, aitäh, rohkem küsimusi ei ole. kas kaitsjal on küsimusi? Jah. Miks te oma õele neid tablette jagate? sellepärast, et tal on endometrioos, nagu minulgi. Vastuväide, et tegemist on tõestamata faktiga. Seda ei saagi tõestada. Kord! Vastuväide on rahuldatud. Järgmine tunnistaja on Joonas Valge. Jah, mis sa teed siin? Kui kaua te olete koos elanud? 4 aastat. Ja kas võib väita, et teie kodus teeb tavaliselt süüa Helmi? Jah, väga hästi teeb. Ja kas võib öelda, et Helmi paneb tavaliselt pesumasinasse? Jaa, ta on minust palju tublim. Nagu näete, teie ausus on meie süü alusel teatud moraalsed kohustused, mida temalt eeldatakse ja mida ta antud hetkel ei ole täitnud. Ei, no aga sellest pole midagi. Vaikust! Kas kaitsjal on küsimusi? Jah. Kas te olite pettunud, et süüa ei olnud tehtud? Ei, ega ma loll ei ole. Ja Raul, mul on su abi vaja, see välireklaam, ma ei saa seda teha, ma olen haige. ma ka ei saa, mul on plaanid. Meid lüüakse maha, kui seda homme ei ole. Ega mina süüdi pole, et sa seda õigeks ajaks valmis ei teinud. See on tunni aja töö, ma planeerisin selle täna hommikusse. Sinu jaoks jah, mul läheb 4 tundi vähemalt. Ma tahan topelttasu, sest ma pean kõik canceldama. Oota, mul tuleb teine kõne vahele. Ei ole oluline. Ja ma maksan. See tuli sitt, väga halb. Nii ei tehta. Kas vastab tõele, et süüalune veetis öösel korduvalt pikki perioode duši all? Jah. Ja kes teie kodus veearveid maksab? Mina, aga sellest... Aga kas vastab tõele, et te ostsite endale ja süüalusele 24. oktoobri õhtuks kontserdipiletid? Jah. Magad või? Ja... Ma ei ole homme võimeline kuskile minema. Oleme kuulanud ära kõik osapooled. Mul on endal veel üks küsimus süüalusele. Kes teile kogu aeg helistas? Tema.